Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Aravete kardirajal Eesti meistrivõistluste 4. etapil lehvisid 5 riigi lipud. See on selge tunnustus, et meie lähinaabritele sobivad Eestis kavas olevad klassid ja loomulikult kõva konkurents. Nii osavõtjate kui pealtvaatajate jaoks oli selle etapi magnetiks meie üks edukamaid autosportlasi Paul Aron. Tema kiire tõus kardispordi Euroopa meistrist vormel 1 klassi Mercedese meeskonna noortetiimi on äratanud tähelepanu ka rahvusvahelisel tasemel. Räägi, kui palju aega on sellest, millal sa viimati kardiroodis istusid võistlusolukorras? 3 aastat vist. Kas tuleb tuttav ette? Mitte väga. Ega see kardisõit on füüsiliselt päris raske või? Nojah, eks ma arvan, et lihtsalt võtab harjumist. Ma ei ole, nagu ma just ütlesin, 3 aastat sõitnud, nii et muidugi ta on raske, aga ma eeldan, et kui kardisõit istuks vormelis, see oleks sama seis, nii et finaalide ülevaadet alustame noorematest klassidest, kus juba enne sõitude algust tegi rõõmu osavõtjate rohkus. 3 esimeses stardis oli rajal vastavalt 16, 24 ja 26 võistlejat. Kadettklassi 10-ringilises finaalis oli sündmusi palju, sest oskused ei jõua veel tahtmisele järele, aga küll see aeg ka tuleb. Korraks tundus, et võidu võtab parimalt kohalt alustanud Remi Rubin, aga ootamatu piruett andis võimaluse hoopis Karl-Sander Kajakule, kes sellega ära kasutas. Finišis esikolmik Kajak, Rubin ja Bennett Korjus. Mikroklassi 12 ringi kinnitas eelsõitudes nähtut. Meril Peldese kiirus oli rivaalidest oluliselt suurem. Sama kindlalt hoidis teist kohta Mattias Ojapõld, kes omalt poolt tegi praktiliselt kõik, mis võimalik, aga Meril lihtsalt libises eest ära. Kõige suurem tõusja oli 3. lõpetanud Rasmus Teller, kes alustas finaali alles 7. kohalt. Kas nüüd pärast starti ütled sa, et oli kerge finaalsõit? Kindlasti ei olnud kerge. Räägi sõidust. Alguses püüdsin lihtsalt saada stardist eest ära ja siis hakata aega sõitma. Et siis kui vahe oli sees, siis said natukene juba vaadata taha ka või? Ei vaadanud taha. Raja kõrvalt ikka näidati sulle ja aeti käed laiali, et vahe on pikk ja? Jaa. Jäid sõiduga rahule? Väga rahule. Väga võitluslik oli minide finaal, kus esireast alustasid Alex Uusneem ja Andri Tšiikin. Nende selja tagant Hugo Rajamets, samuti lätlane Strele ja nende plaan oli selge kohe rünnakule. Eesti kardispordi lakmuspaber on läbilöök Soome meistrivõistlustel ja just seal näitas Hugo Rajamets viimati, et temast peitub tõeline võitleja. Soome võit lisas talle enesekindlust ja see kandis vilja ka kodus. Väga sitke Alex Uusneem püsis Hugo tuules lõpuni välja, 3. koht rändas Lätimaale ja mullune Eesti meister Andri Tšiikin pidi leppima 4. kohaga. No see esimene kurv läks siis päris puhtalt? Läks ja sain kohe Tšiikinidega minema. Nii, ja räägi siis, millal tuli sinu jaoks õige hetk? Jah, sõitsin alguses Andrist mööda, siis sain Tomsist ja siis hakkasin juba minema Aleksi poole. Kas Toms on sulle ennem eelmises võistluses tuttav ka juba või? Nime ma tean küll Pro-kardist, aga ise ei ole taga sõitnud ennem. Teadsid, et ta on päris kibe käsi? Jah. No nii, Hugo, tänane päev on korda läinud? Jah, lõpuks läks korda peale teise eelsõidu ebaõnnestumist. Klassis HK oli osavõtjad küll vähe, kiirused aga suured ja võitlust rajal kui palju. Eelsõitude põhjal alustasid esireast Markus Kajak ja Karmen Kraav. Väga näilased olid ka Robin Särg ja eriti Joosep Blanken, kes tahtsid heastada teise eelsõidu kokkupõrget. Nendega üritas tempot hoida Henrietta Olak. Kiirusega kohanemine võtab veel aega Oliver Talin. Markus Kajaku liidrikoht oli vankumatu. Väga hea tõusu tegi Joosep Blanken, kihutades juba teisel kohal ja siis pikal sirgel jooksis kardimootor kokku. Lõpuks esikolmik Markus Kajak, Robin Särg ja Karmen Kraav.
sinu start oli täna seda väärt, mida sa Euroopas oled nüüd õppinud. Ja et sain stardist hästi minema ja rohkem väga midagi ei juhtunud. Robin, räägi sina oma sündmustest. No põhimõtteliselt ainult start oligi ja esimene ring ja siis sõitsin lihtsalt oma sõitu ja püüdsin kajakut. Kajakut vist oli täna väga raske püüda. No vahe oli kohe suur ja alguses tulin nagu vahepeal järgi, siis vahepeal jälle kaotasin, siis jälle tulin järgi ja nii jäi. Klassis OK Junior oli ülivõimas valitseja Mark Dubnitski. Ei saanud talle vastu ka mullune Soome meister Ivari Toomilehto. Mark Dubnitski tegi aravate rajal mida tahtis ja see oli päeva kõige ülekaalukam võit. Kolmandana tõusis poodiumile Damir Mingasov. Mark Dubnitskile on andnud karastuse osavõtt Euroopa meistrivõistluste etappidest, samuti konkurentsivõimeline sõit Soome meistrivõistlustel. Täna terve päev oli hea kiirus ja ma ainult praegu startsin, probleemi ei olnud ja sõitsin oma sõid. See oli minu arust normaalne, aga ma arvan, et võiks palju parem oleks. Kas tundus, et kas sa väsisid sõidu lõpu poole ära natukene või? Ei. Lihtsalt tempo läks natukene alla? Ja ma ei tea, miks. Ideaalsetes tingimustes kulgenud päeva oodatum sündmus oli kaatset 2 klassi finaal. Kõik 9 finalisti olid eelsõitudes näidanud suurepärast kiirust, mis tõestab selle klassi väga kõrget taset. Konkurentsi kindlasti on. Eks ma ise ka õpin, eks on esimene kord, kui ma sõidan, aga selle jaoks ma siia tulingi trenni teha ja saada jälle võistlusmotiivi sisse, nii et kindlasti pull on. Esireast alustasid Markus Kajak ja Sten Piirimägi, kes oli kvalifikatsioonis olnud kiirem ka oma nimel püsivast rajarekordist. Nüüd oli seda vaja tõestada ka võistlusolukorras. Stardist rebisid ette favoriidid Kajak ja Piirimägi. Esialgu püsis nende tuules trio Antti Rammo juhtimisel. Juba eelsõitudes näitas head rütmi Karl Leesma, kes sõitis korduvalt kiiremaid ringe. Paul Aroni hea plaan võimas sööst kohe avasirgel takerdus rivaalide plaanidesse ja sõidu jooksul jäi ta statisti rolli. Viimasest stardikohalt surus end lõpuks 4. Siim Leedma. Finišis oli esikolmik võitja väga sujuvalt ja elegantselt sõitud Markus Kajak, teine oma parima andnud Sten Piirimägi ja 3. Karl Leesma, kelle nimele jäigi päeva kiirem ring, sealjuures Piirimäe rajarekordini jäi vaid mõned sajandikud. 47 ringi võidusõita, kuule see annab juba noore vormeli võidusõita välja sulle. Mis sa ütled selle kohta? Et päris väsitav oli, et lõpus läks juba päris raskeks. Et pidin räigelt pingutama. No stardist alates läks sul ikka kõik suurepäraselt. Ja, et vaatasin ühe korra taha, palju alguses vahe on ja siis lihtsalt proovisin enda sõitu teha. No kui me võtame seda nüüd, see oli nüüd Rootsis peetava maailma meistrivõistluste peaproov. Mis sa nüüd siit veel kõrva taha paned? No füüsiliselt olen kindlasti valmis ja eks seal vaatab, kuidas sõiduga on. Täna siis teine koht. Tundub, et ka vist täna maksimum koht või? Ja ma arvan, et meie sooritus oli ikkagi selle hooaja parim, meie enda mõistes ja ega lõppkokkuvõttes tulebki tunnistada, et üks vend on parem täna. Markus on päris kibe käsi. Absoluutselt. Ja väga hea meel on näha teda ka välismaal sõitmas, et ei jää see asi lihtsalt siia koju, et me jäta head inimest kõigest nagu meile näha, aga et näitame ikka väljaspool ka ja näitame tublisti, et tubli. No Karl, vaata, mis välja tuleb, kui lähed nii-öelda lõdvalt sõitu võtma, sõidad välja sellise koha nagu 3. ja oled juba väga rahul. Rohkem kui rahul, jah. Et ei oodanud isegi nii head tulemust. Võttis päris läbi? Kindlasti, jah. Et ei ole eriti palju sõitnud ka selle aparaadiga veel, et paras katsumus oli, aga tehtud. Aravete etapi 3 edukumat võistkonda olid AIX Racing, THR Estonia ja Vihur tiim. Eesti meistrivõistlustel jääb sõita veel 2 etappi. Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed.